Tere õhtut kõigile! Mina olen Maria-Kristina ja räägin mõne sõnaga sellisest väikesest toredast programmikesest, millega peatselt alustame. Selle nimeks sai Kõhupai ja programmi üleüldine mõte on siis natuke rohkem tähelepanu pöörata meie kõhule, meie kõhus toimuvale, mikrobioomile ja meie headele bakteritele, nende heaolule ja iseenda heaolule siis selle kaudu. Ja selle programmi mõte sai alguse ühest raamatust, mida me viimase 2 kuu jooksul igal esmaspäeval siis Zoomis peatüki kaupa lugesime. Selle autoriks oli doktor Colin Robertson ja raamatu selline põhiline sõnum oli siis hästi põhjalikult mitme erineva nurga alt lahti rääkida seda, kui oluline on meie mikrobioom, meie soolestikus elavad bakterid, kui tähtis on see, et nad oleksid võimalikult mitmekesised, võimalikult elujõulised ja kuivõrd erinevate funktsioonidega on tegelikult seotud see, mis meie kõhus toimub. Ja üks oluline killuke, mis me teada saime sellest raamatust, on see, et meil tuleb teadlikult oma bakteritega tegeleda. Tänapäeval me kõik oleme kuulnud, eks ole, probiootikumidest, aga palju vähem teatakse praegusel ajal võib-olla või teadvustatakse, ütleme niipidi jah, et võib-olla teadvustatakse vähem seda, et lisaks probiootikumide tarvitamisele peaks neid häid baktereid meie kõhus ka toitma ja toetama erinevate prebiootikumidega. Nende hulgas on siis kiudained, nii lõhustuvad kui lõhustumatud. Ja alati on võimalik positiivne muutus, et selles, mis meie seedimist puudutab, on võimalik positiivne muutus saavutada üsna kiiresti. Ma ei hakka siinkohal üldse pikalt rääkima kõikidest nendest tervisehädadest, mis võivad olla seotud sellega, kui meie soolestik ei ole tasakaalus, kui seal ei ole sellist head toimivat koostööd bakterite vahel. Seal on väga laiaulatuslikud probleemid erinevatest autoimmuunhaigustest lõpetades vaimse tervise ja tasakaalu ja heaolu nagu küsimustega. Ja immuunsüsteem loomulikult ka, eks ole, et see, kui hästi me toitaineid omastame, see, kui hästi me haigustele vastu peame. Kõik tegelikult saab alguse meie kõhust ja meie kõht ja meie aju on vahetult ja otseselt seotud. See on ka üks selline põnevaid teemasid. Ühesõnaga, sellisest toredast raamatust sai siis programm inspiratsiooni, sest meil tekkis selline tore väike grupikene, kellega koos me raamatut lugesime. Ja lihtsalt kõrvalehüppena ütlen siin ära, et nüüd me võtsime ette uue raamatu, doktor Paul Claytoni ravitoitumise raamatu, nii et kui sind huvitab raamatu lugemine ühiselt või tahad näha neid salvestusi, siis anna mulle märku ja ma jagan sulle selle raamatuklubi grupi lingi, nii et oled alati kursis, kui me jälle liinile tuleme ja loeme, et aga esmaspäeviti kell 12:30 Zoomis see reeglina toimub. Ja selle Kõhupai programmikese mõte siis on tõesti võib-olla vaadata, mida me ära teha saame seoses sellega, et meie lihtsad elustiili valikud mõjutavad meie heaolu ja meie bakterite heaolu. Üks teine mõte, mida ma seostan selle Kõhupai programmiga, on see, et kui me üleüldiselt teame, et maailmas, eriti läänemaailmas, on viimastel aastakümnetel inimeste tervis üldiselt halvenemas. Kui me räägime nagu pikas plaanis, siis arstiabi on küll niivõrd edasi arenenud, et inimeste eluiga kasvab, aga tervena elatud aastate hulk ei kipu põrmugi kasvama, vaid pigem me näeme, et need nii-öelda tsivilisatsiooniga seotud haigused, need sagenevad ja nad algavad ka varasemas eas. Ja paljud meist on hakanud mõtlema, eks ole, et miks see niimoodi on ja mida me teha saame, et ennast ja oma lähedasi hoida. Ja toitumine sealjuures on kindlasti üks neid võimalikke vahendeid, sest toiduvalikud me saame ikkagi suurel määral ise teha ja oma harjumusi ja elustiili kujundada.
ta on isegi tulnud täitsa nagu eraldi termin kasutusele, et need on siis need mittenakkushaigused või elustiilist sõltuvad haigused. Need, mis praegusel hetkel siis on surmade põhjustajana, rahvatervise halvendajana esirinnas. Aga kui üleüldiselt on maailmas tervisega kehvad lood, siis on avastatud ka sellised nii-öelda sinised tsoonid maailmas, kus inimesed elavad natuke kauem kui keskmiselt, nende tervis on natuke parem kui tavaliselt, inimestel keskmiselt on, ja inimesed on ka õnnelikumad. Need kohad on leitud siis üle maailma, eks ole, siin on Itaalia, Ameerika, Jaapan ja neid kogukondi, seal on põhjalikult uuritud, neid nimetatakse sinisteks või helesinisteks tsoonideks. Ja nende kohta on isegi uuringuid ilmunud ja selles mõttes on hästi-hästi põnev, et sinise tsooni inimeste või elanike puhul on siis leitud 4 võtmetähtsusega sellist tegurit, mis mõjutavad ja on seostuvad siis otseselt nende pikaealisuse ja parema tervisega. Üks neist on vaieldamatult toitumine, teine, ja toitumisest ma arvan, me räägime natuke pikemalt edasi, eks ole, ja teine on liikumine, mis tähendab seda, et me mitte ei käi jõusaalis või ei tee aeroobset treeningut siin 3 korda nädalas tõsiselt ja niimoodi, et kurnatuseni välja, vaid nende inimeste igas päevas on rohkem sellist liikumist, et nende elustiil on hästi liikuv. Oluline on kogukond, oluline on see, et need ümber on inimesed, kes toetavad ja kellest sa ise ka hoolid. Ja hästi tähtis on ka see, et elul oleks mingisugune sisu ja mõte ja mingisugune seos siis millegagi, mis on suurem kui sina ise, ehk siis eesmärk või miski, mis sind kannab. Ja kui mõelda see, et mida me saame teha ühe sellise väikese programmikesega, siis tegelikult kõiki neid aspekte me saame ka arvesse võtta. Seega, et see sinise tsooni mõte on nagu minu jaoks hästi-hästi inspireeriv, et loomegi oma väikese sinise tsoonikese. Ja juba Hippokrates, eks ole, on öelnud, et toit on see, mis saab olla meie ravimiks. Ja see siis ongi minu plaan, et selle toreda väikese huviliste grupiga võtta ette selline miniprogramm, kus me 8 nädala jooksul võtame luubi alla oma toitumise, lihtsustame seda, korrastame seda, saame jagada retsepte ja inspiratsiooni, oma erinevaid teadmisi, kogemusi, nippe, et teemad, mis mul kohe nagu peast läbi jooksid, et mis on ääretult olulised, kui me räägime seedetervisest, et näiteks erinevad elavate bakteritega tehtud jogurtid ehk progurtid, eks ole, erinevad hapendatud, kääritatud toidud, taimetoidud. Kindlasti see, et me liigume rohkem, oleme õues, teeme trenni. Stress võiks olla üks neid asju, mida natuke ka luubi alla võtta, et mis on need vahendid, millega me stressi vähendada saame. Ja üheskoos siis saamegi olla selline väike toetav kogukond. Ja kui me räägime nüüd sellest lisatoetusest, mida kehale anda, et siis võtaksime fookusesse selles Kõhupai programmis ennekõike ikkagi looduslikud kiudained ja eesmärk on meil siis suurendada oluliselt kiudainete hulka oma igapäevases menüüs ja näha siis seda, et mis meil sellega seoses elus, tervises, heaolus muutuma hakkab. Et üks asi on see, et me vaatame toitudega, kuidas me kiudaineid saame suurendada ja mida me toitudega teha saame, aga siis nagu selline, kuidas öelda, huvi, mis mul endal on ja mida ma teidki nagu kaasa kutsun proovima, on see, et võtta oma igapäevasesse menüüsse siis selline kiudaine segu, mille nimi on Sinobiootik pluss. Kui me räägime kiudainete menüüsse lisamisest, et siis iseenesest see on hästi lihtne, et see on juba see, mida me noorest põlvest teame, et kiudained tulevad, eks ole, erinevatest teraviljadest, tulevad erinevatest puuviljadest, marjadest, köögiviljadest, kaunviljadest kindlasti. Et need annavad meile siis need lahustuvad, vees lahustuvad kiudained. Ja samuti nagu vees lahustuvaid kiudaineid vajame me ka kindlasti vees lahustumatuid kiudaineid ja neid me saame siis ka täisteratoodetest. Ja me teame täna, et täiskasvanud inimene vajab päevas vähemalt 25–35 grammi kiudaineid.
nii et seda me peaksime siis toiduga saama ja kindlasti võib kiudaineid menüüs olla rohkem, aga neid ei tohiks olla vähem. et me teame, et võrreldes sellega, kuidas inimesed vanasti sõid, on tänapäeval ka kiudainete osakaal meie menüüs kordades langenud. ja, ja see võib olla ka üheks selliseks tõsiseks riskiallikaks. kui me räägime nüüd lähemalt sellest sinobiootikust, et sinobiootik pluss on siis täiesti looduslik kiudaine segu ehk siis prebiootikumid, mis toetavad meie seedetervist. ta aitab veresuhkrut kontrolli all hoida, juhul kui teda tarvitada niimoodi enne sööki. ta vähendab glükoosi taseme tõusu. ta hoolitseb meie soolestiku tervise eest, hellitavalt vahel nimetatakse teda ka torusiiliks, et puhastab meie soolestiku ilusti ära ja hoolitseb selle eest, et meil oleks normaalne sooletalitus. eriti kui te näiteks teate kedagi, kellel on häda sellega, et pole kuigi palju põhjust käia väljakäigus seda suuremat häda tegemas, et siis sinobiootik on kindlasti üks neid selliseid abivahendeid, mis aitab ja hoolitseb selle eest, et oleks piisavalt kiudaineid meie menüüs ja piisavalt massi siis ka, mida väljutada. ta annab täiskõhutunde, toetab meie immuunsüsteemi, sest seal sees on beta-glükaanid, mis on tõeline selline immuunsüsteemi booster ja just nimelt läbi selle heade bakterite toitmise ja toetamise tegelikult sinobiootik toetab ka meie närvisüsteemi tasakaalu, head und, stressi vähendamist ja emotsionaalset heaolu. et sellest, kuidas see täpselt toimub, et sellest võiks täiesti eraldi loengu pidada ja kui teil on huvi, siis andke märku, et sellest ma saan pikemalt rääkida, et kuidas kõik need indool, propioonhapped ja serotoniinid ja muud asjad toimivad, et see on ääretult põnev, aga noh, mitte sellest me siin praegu ei taha rääkida, eks ole. ja kui me nüüd edasi vaatame, et siis see miniprogrammikene, nagu öeldud, 8 nädalat tervise heaks, et no mida sa saad? me ei ole varem seda kiudaine programmi teinud, aga nii palju, kui ma olen erinevat kirjandust lugenud ja asja uurinud ja ka kogemusi inimestelt kuulnud, et siis väga suure tõenäosusega saad sa parema enesetunde. nii et sul on rohkem energiat, kergust, seedimine toimib ilusasti. sa saad endale tasakaalukama, rõõmsama meele. võib-olla leevendust ka mõnele tervisega seotud teemale või küsimusele, kui sul on mingi mure näiteks stressiga või unega, võib-olla midagi nahaprobleemidega või seedimisega seoses. ja loomulikult, et mida ma võin garanteerida, on see, et selline tore ühine tegutsemine ja see annab nagu ka hästi-hästi palju juurde, sest tavaliselt inimesed, kes ühinevad ja mõned inimesed on juba oma jah-sõna sellele miniprogrammile öelnud, et nad kõik on ääretult armsad ja toredad. tegevused, mida ma mõtlesin, et kuna mul on ka selline uudishimu selle suhtes, et kuidas meil siis täpselt läheb ja mida need kiudained meil ikkagi teevad ja kogu see programm, et siis ma mõtlesin seda, et me võiksime teha sellise küsimustiku või noh, ütleme siis intervjuu moodi asja enne ja pärast, et näha, et mis siis õigupoolest muutub nende 8 nädalaga. testime ennast enne ja pärast. see on selline valikuline võimalus. siis on meil kindlasti oma grupp, kus me infot vahetame. meil on korra nädalas, mõtlesin, ma panen kokku mingisuguse retsepti valiku ja soovitused, tegevuste checklistid ja korra nädalas võiksime siis teha sellise Zoomi checkpoint'i ka, et kas siis mingi vestlus kellegagi mingil asjasse puutuval teemal, mingisugune online treening või siis teemavideo. et ühest küljest ma tahaks, et selles programmis oleks piisavalt sisu, aga teisalt ma tahaks seda teha ka niimoodi, et ta ei ole kuidagi ülearu väsitav või kurnav ei minule selle tegemise mõttes ega ka teile seal osalemise mõttes, sest noh, arusaadavalt kõigil on oma elu, on oma töö, on oma teised tegemised, et noh, et kellelgi meist tõenäoliselt ei ole aega, et nagu 24/7 ainult siis oma tervise ja heaolu programmiga tegeleda, eks ole. ja me alustame grupiga siis 28. veebruaril ja selles programmis on veel 4 vaba kohta. nii et kui sa tunned, et sa tahaksid selle programmiga kaasa tulla, siis anna mulle märku. ja miks ma ütlen, et on 4 vaba kohta, ongi see, et meil on
esimesel korral on selline väike ja mõnus grupikene, et ma tahaks hoida seda gruppi sellise, noh, ütleme, et maksimum 10 inimest, võib-olla 12, no mitte rohkem. Et see on see, et miks ma olen osalejate arvu piirangu pannud, et võimalikult mõnusasti niimoodi sellises väikeses grupikeses tegutseda seekord. Et me oleme aegade jooksul teinud selliseid suuri gruppe ka ja need on teistmoodi hästi-hästi toredad. Aga selle programmi puhul sellel korral, et minu enda soov on teha selline väike ja ütleme siis heas mõttes intiimne grupikene. 3 võimalust, kuidas sa Kõhupai miniprogrammis osaleda saad. Et kuna ma ütlesin, me oleme kiudainetele keskendunud, siis üks võimalus on see, et kui sa ütled, et sa tahad teha testi, et teada saada oma seedetervise hetkeolukorra ja noh, ja siis ühtlasi võtta ka need kiudained, et 8 nädala peale ma vaatasin, et tõenäoliselt võiks minna 3 purgikest sinobiootikut, siis on meil pakkuda üks selline täiesti suurepärane komplekt, kus on siis seedetervise test ja 3 sinobiootiku purki ongi nagu sees ja see kokku maksab siis 209 eurot, lisandub transport. Et see on selline ühekordne tellimus, et tellid lihtsalt selle paki, saad selle kätte, saad ära teha testi. Kuidas testi teha, ma kindlasti juhendan, et kui ma ise sinuga kokku saada ei saa, et siis me saame teha videokohtumise, et sa saaksid selle testi ilusti ära teha. Ma räägin sulle paari sõnaga sellest testist ka, et selles mõttes see on ääretult äge test. Et kui me varasemalt teame, et oli võimalik oma seedetervist hinnata, eks ole, et kas siis teha süljest mingi test, vaadata, kuidas nagu ensüümidega lood on või siis teha see nii-öelda kakaproov ja vaadata, et mis bakterid siis sellel ajahetkel sul kõhus olemas on, et noh, see ei anna ka täit pilti, et vaata alati ju sõltus, et kuidas see proov parasjagu tuli. Siis see seedetervise test, mille Tsinsina on välja töötanud, on nagu tõeliselt äge. Et sõrmeotsaveretest, et sõrmeotsast 2 tilka verd, kuivveretest, kuivavad need tilgakesed ära, saadad Norrasse laborisse ja laborist tuleb siis analüüs, kus nad vaatavad põhimõtteliselt nagu 3 hästi olulist markerit ehk siis trüptofaani, mis on hästi oluline aminohape, mida sa toidust saad. Ja trüptofaani puhul on siis 2 võimalust, et ta kas läheb seda nii-öelda IPA-teed, mis on hästi põletikku rahustav, nahabarjääri kaitsev ja stressi maandav rada, on ju, et kui su kehas on piisavas koguses IPA-t, siis tähendab, et seedimine toimib hästi, bakterid teevad, häid bakterid on piisavalt ja nad teevad, mida vaja. Või siis on teine võimalus, et see trüptofaani metabolism ehk ainevahetus läheb siis seda nii-öelda põletikulist rada ja see on seotud siis ka ühtlasi nahaärrituste, seedehäirete, unehäirete, immuunsüsteemi häiretega ja meeleolu langusega, et see on see kinureniini rada. Et noh, et 3 metaboliiti või 3 hästi olulist ainet, mida siis nagu mõõdetakse. Selle testiga on trüptofaan, kinureniin ja IPA ja nende omavahelised erinevad suhted. Noh, kõlab võib-olla nagu hiina keel, aga see raport iseenesest, ma olen endal selle testi ära teinud, et see on hea mitu lehekülge sellist hästi põhjalikku ja väga sellist, noh, ütleme, et lihtsas inimese keeles juttu. Ja minu jaoks oli hästi selline kõnekas võib-olla tõesti see koht, et läbi selle testi me näeme ära selle, kui seotud on meie füüsiline ja vaimne tervis. Et noh, seal ei tulnud mitte lihtsalt need soovitused, et ma ei tea, söö rohkem mingisugust kiudainerikast köögivilja, vaid sealt tuli ikka tõesti mingite näitajate pealt sai analüüsida seda, et stressitase on natuke liiga kõrge, et mis on siis need võimalused, kuidas stressitaset alla võtta. Et tõesti, kui sind nagu tervis, ütleme, sügavamalt huvitab, et siis seedetervise test võiks sulle huvi pakkuda. Kui me nüüd vaatame seda pakkumist, mis siin oli 209 eurot, 3 sinobiootikut ja seedetervise test, et siis see kombo on üsna hea hinnaga, sest seedetervise test, oh taevake, kui ma vaid mäletaks, ta oli üsna kallis üksindagi. Kas ta oli 139 eurot? Ühesõnaga, võib-olla ma praegu siin ajan midagi segamini. Aga igal juhul see test üksinda oli juba päris kallis, kui teda eraldi tellida. Ja sinobiootik samamoodi, nii et siin tuleb oluline nagu soodukas juurde. Teine võimalus,
kui sa ütled, et sa testi teha tegelikult ei taha, et noh, tühja temaga, siis on ka võimalik see, et sa tuled programmi ja osaledki ainult selle variandiga, et sa võtad endale igapäevasele menüüle lisaks siis need kiudained ja neid sa saad samamoodi veebipoest ise tellida. Et üks võimalus ongi see, et sa lihtsalt teed ühekordse tellimuse. Et ja teine võimalus, mida Cincino pakub, on selline nii-öelda Premier klient või Premier komplekti tellimus. Ehk siis ühekordne tellimus on selles mõttes lihtne, et lähed veebilehele, ütled, et tahad ühe, 2 või 3 purki, eks ole, sinobiootikut, saad selle nii-öelda selle ühekordse ostu jaehinnaga. Et nagu sa näed, ma võtsin siin pildiga välja, et jaehind sinobiootiku purgil on 45 eurot ja sellele siis lisandub ka transport. Et paned need purgikesed endale ostukorvi ja ostad ära. Nüüd, kui me räägime 2 või 3 purgi ostmisest, et siis jaehinnaga ostmine, et ta on ikkagi mõnevõrra kallim. Nii et kui ma nagu mõtlen, siis mina soovitaks ikkagi teha selle Premier Kiti tellimuse. Ehk siis sa maksaksid nii-öelda stardipunktina maksaksid 64 eurot. Sulle saadetakse koju 2 purki sinobiootikut. Premier Kitiga tuleb soodsam hind, eks ole. Aga mida tähendab Premier Kiti tellimus? See tähendab seda, et järgneb 6 kuud järeltellimust, mis mõned inimesed vaatavad, et see on nagu tore, mõned inimesed vaatavad, et see on ikkagi nagu kohustus ja kindlasti ta on, aga sellega annab mängida. Selles mõttes, et kui me programmi lõpetame, et siis sa saad ka omal käel nagu jätkata ja mis on siis nagu variant, on ka see, et selle 6 kuu jooksul, kui see järeltellimus nii-öelda tiksub, et sa saad ajastada seda, et millal sa tellimusi teed või siis sa saad ka toodet vahetada ja kui sul on sinobiootikut piisavalt, saad proovida siis ka teisi häid looduslikke tooteid. Et nendest ma ilmselt võin ka pikemalt rääkida, kui sind huvitab. Et ühesõnaga, et sellised nii-öelda toote tellimise võimalused ja loomulikult sa võid minu käest nõu küsida, lähemalt rääkida. Et kui sa oled mu lähistel, eks ole, et siis mul endal tegelikult on ka sinobiootiku varu natukene. Et ütleme niimoodi, et hõlmalt saan ka võib-olla mõne purgi niimoodi käest kätte pakkuda. Ja kolmas variant on siis see, et kui sa tahad natuke laiendatult oma keha toetada, et siis sa saad nendele kiudainetele juurde lisada ka rakutervise paketi ehk siis oomega rasvhapete tasakaalu analüüsi, balansseeritud õli, mis sinu rakutervist, südame-veresoonkonna, ajutalitust toetab või siis ka närvisüsteemi rahustamise, sellise hea une, stressi vähendamise, tasakaalu toetamise toote, et mis on meil selline hästi tore looduslik safranitoode Viva, eks ole. Et täitsa vabalt kõige selle tellimise asjus. Ma panen sellele videole alla need lingid, kust tellimust ise teha saab, kui soovid. Aga kui sa mõtlema jääd, et mis see ikkagi sinu jaoks see kõige parem variant on, kuidas tellida, siis saada mulle sõnum või saada kiri, eks ole, et siin on see meiliaadress ka olemas, imelineinfo@gmail.com, on ju. Ja kui me nüüd korraks võib-olla mõtleme uuesti selle tervise peale, et mis on tervis. Mulle alati meeldib inimeste käest seda küsida, et mis on tervis. Ja need vastused on tegelikult niivõrd sisulist laadi, et kui sa mõtled, et mis sinu jaoks tervis on, mida sa pakuksid, et ma olen saanud hästi erinevaid vastuseid. Mõne inimese jaoks on see, et kusagilt ei valuta, mõne inimese jaoks on see, et ongi rõõmu ja energiat ja elujõudu. Mõne jaoks on see, et ma näen oma lapsi suureks kasvamas. Kelle jaoks mis, eks ole. Mõne jaoks on tervise aluseks juba see, et rahulik uni on. Et võid mõelda, mis see sinu jaoks on ja võid mõelda ka selle üle, et tervis on see, mida me iga päev teeme, kuidas me oma päevi veedame, mida me sööme, kuidas me mõtleme, liigume, kas meie ümber on positiivsed, armastavad suhted. Meie ümber ei ole suhted. Meie ümber on inimesed, kellega meil on need mõnusad suhted. Ja ma väga loodan, et sa tuled meiega sellele põnevale teekonnale. Aga kui sa tunned, et see praegu ei ole sinu jaoks,
või sul on mingeid muid mõtteid, mida minuga jagada, et siis anna märku ja nii või naa, eks ole, et isegi kui sa siia programmi osalema ei tule, et siis mõtle, et mida sina saad teha selleks, et ennast paremini tunda. kas või midagi pisikest. see võib olla see, et korraks peatud, hingad sügavalt sisse ja välja, nii-öelda nuusutad seda hetke, milles sa viibid. see võib olla see, et jood klaasi vett hommikul päeva alustuseks. see võib olla see, et kallistad oma meest, last või koera. või siis see, et teed endale õhtu lõpetuseks tassikese sooja teed ja kiidad ennast mõttes selle päeva eest. igal juhul ma soovin sulle palju-palju head ja loodan sinuga suhelda ja kohtuda. et kõike ilusat ja kohtumisteni.